Aitäh! Noh, mitte midagi ei vastanud ja see on ka vastus. Ega ju pilt on väga selge. On olemas ideoloogiline, ütleme siis mingisugune programm. Ideoloogilises programmis on see, et kultuuriasutuses, mis allub Kultuuriministeeriumile, muuseumi nimelises kultuuriasutuses, mille põhimäärus küll ütleb, et peab tegelema soome-ugri etnose uurimisega, tegeletakse ilge, jälgi, labase roppusega maksumaksja raha eest. Aga vaata sinna ei sekkuta, sellepärast et see sobib ideoloogilise programmiga. Globalistlik ideoloogia, kultuuri hävitav, labastav ideoloogia sobib Reformierakonna poliitikaga. Klapib. Sinna me ei sekku, sest et ei olegi vaja sekkuda, sest nad teevad midagi, mis teile sobib ja meeldib. Ja siis meil on mõni nädal hiljem jälle üks asi, mis teile meeldib. Isadepäeval 2 homomeest esitlevad Eestis kriminaalkorras karistatavat laste ostu kui mingisugust toredat isadepäeva ideaali. See sobib Reformierakonna õõvastava, äärmusliku, inimvihkajaliku maailmapildiga. Laste, naiste, perede vaenuliku maailmapildiga. See sobib teile. Aga vot esimeses kohas ei sekkuta sellepärast, et nii peabki minema. Teises kohas sekkutakse ja nõutakse aru nõukogu esimehelt, miks ta piiksus selle vastu midagi. Ja valetatakse meile siin külma näoga, et esimeses kohas ma ei saa sekkuda, see on loomingu vabandus. Aga teises kohas ma pean sekkuma, ma pean aru nõudma. Vabandust, ERR kui avalik õiguslik, eraldi seadusega. Nõukogu pannakse paika siin Riigikogu saalis, mitte ministri poolt. Sul pole õigust isegi küsida neilt midagi. Tegelikult pole õigust, seaduslikku õigust ei ole. Kõrval on põhimäärus, mille kinnitab minister, muuseumi peadirektor, mille kinnitab minister. Sul on kohustus talt aru pärida, mis jälkusega sa seal tegeled. Laura Kipper ei ole professionaal, kui ta toob sellise asja lavale. Ta ei ole professionaal, kui ta laseb oma muuseumis sellisel asjal juhtuda. Ta tulebki lahti lasta. Ta võib tore inimene olla, aga kui ta sellise asja lavale laseb, siis on ministril kohustus sekkuda, poliitiline kohustus sekkuda. Sest sa pead kaitsma normaalsust Eestis, see on su palga sees. Aga ei, sa edendad ebanormaalsust, sest see on kooskõlas teie ilge maailmavaatega. Ja teises kohas, kus ilge maailmavaate edendamine toimub isadepäeva saates, sekkud siis, kui keegi seda kritiseerida julgeb. See on valelik, see on õõvastav, see on inimvaenulik, mis sa teed. Ja loomulikult on see kahepalgeline ja kõigile meile näkku irvitav. Aga sulle meeldib see, mida tehti. Mida tehti seal ERMis ja meeldib see, mida tehti isadepäeva saates. Ja ainus koht, kus sa leidsid endas mingisuguse sisemise tungi sõna võtta, oli see, kui keegi julges kritiseerida seda asja. Vot siis läks rind kummi. Ma ütlen, mitte vastamine ka andis meile hea arusaamise asjast. No Martin ütles kõik olulise tegelikult ära, aga ma ei hakanud oma kõne enam maha võtma, kui ma olin selle juba registreerinud. Toon lihtsalt lühidalt siis esile selle aspekti, mis minu meelest on karjuvalt kahepalgeline. Nende 2 olukorra võrdlus toobki esile, et te lihtsalt rakendate topeltstandardeid. Kui ERMis toimub selline nii-öelda etendus kunstilise vabaduse väljendusena, mis on tegelikult täiesti skandaalne ja lubamatu. Maksumaksjate raha ei tohiks kasutada selliste rõlguste avalikkuse ette toomiseks. Seal ei ole mitte midagi pistmist ERMi põhimäärusest tulenevate kohustuste täitmisega. Siis te ütlete, et teie ei saa mitte midagi kriitilist öelda, ei saa isegi aru pärida, ei saa nõuda, et teile selgitataks, mida tehti, miks tehti, nii edasi, sest et see oleks sekkumine kunstilisse vabadusse. Olgugi, et ERM on Kultuuriministeeriumi haldusalas tegutsev riigiasutus. Teie ise olete vastutav kultuuriministrina selle eest, mis seal toimib. Te peate teostama ka teenistuslikku järelevalvet ERMi tegevuse üle. Nüüd, samal ajal, kui ERR-i nõukogu esimees Rein Veidemann ütleb, et tema isiklikul hinnangul ei olnud kohane isadepäeva hommikul näidata niimoodi roosas ja niisuguses õilistavas vormis homopaari, kes on sisuliselt ostnud endale lapsed praktika kaudu, mis on Eesti seadustega keelatud, siis te ütlete, et ei,
see on vastuvõetamatu. Siis te peate võimalikuks avalikult sekkuda ERR-i juhtimisse, peate võimalikuks hakata avalikult nõudma, et ERR-i nõukogu annaks teile aru, kuidas sellega nüüd ikkagi on, et kas peetakse Veidemanni sobilikuks sellesse ametisse ja nii edasi. Kuidas siis nii? Olgugi, et ERR ei allu teile kultuuriministrina mitte kuidagi. Kust kohast seadusest tuleb teil õigus hakata mingisuguseid nõudmisi esitada, et ERR-i nõukogu annaks teile aru? Näidake mulle seda kohta. Kas Rahvusringhäälingu seaduses on kusagile kirjutatud, et kultuuriministril on õigus pöörduda nõukogu poole aruandmistaotlustega või? Ei ole. ERR ei ole teie ees mitte kuidagi aruandmiskohustuslik. Erinevalt ERMist, mis on teie ees aruandmiskohustuslik. Nii et need topeltstandardid, mida te rakendate, on nii karjuvalt läbinähtavad, et on lausa veider, et te üritate siin head nägu teha ja luua sellist kuvandit, justkui kõik oleks kõige paremas korras. Ei ole. Ja tegelik asi, mis silma paistab, ongi see, millele Martin osutas. Ühel puhul viiakse ellu sellist ideoloogilist programmi ERMis, mis on teile meelepärane ja teie parteile meelepärane. Teisel puhul kritiseeritakse Rein Veidemanni isikus siis ERR-i poolt sellise ideoloogilise programmi elluviimist, mis on teile meelepärane. Seal, kus viiakse teile meelepärast programmi ellu, seal te olete vait, ütlete, et sekkuda ei sea. Seal, kus kritiseeritakse teile meelepärase ideoloogilise programmi elluviimist, seal te sekkute ja nõuate aru. Topeltstandardid on need koledad asjad. Aitäh! Istungi juhataja, head kolleegid, proua minister. No, demokraatia toimimiseks on äärmiselt oluline, et inimesed valimistel teaksid, mille või kelle poolt nad hääletavad. Näiteks see, mida tegi Reformierakond Kaja Kallase juhtimisel möödunud Riigikogu valimistel, oli selle demokraatliku protsessi väga räige kuritarvitamine. Ja seda tunnistas ka Kaja Kallas hiljem ise, et jah, ta valetas enne valimisi, et maksud ei tõuse, sest muidu ta poleks saanud piisavalt hääli, et valitseda, kui jälle teda ennast tsiteerida. Aga tegelikult ka see, mida minister Purga teeb, on samasugune või vaata, et hullemgi selle demokraatliku protsessi kuritarvitamine, sest minister Purga poeb sellise, ma ei tea, küünilise demagoogia taha. Et kui temalt otse küsida, aga millist maailmavaadet te, proua minister, esindate? Kas te peate õigeks, et isadepäeval on ERR-is homopaar, kes, nagu siin kolleegid juba ka viitasid, on lapsed välismaalt hankinud, sest Eesti seaduste järgi Eestisse ei oleks võimalik? Kas te peate õigeks, et Eesti Rahva Muuseumis, mille põhimäärus ütleb väga selgelt, milleks see on ellu kutsutud, tegeletakse selliste etendustega, nagu tänase arupärimise teemaks, siis minister ei vasta. Minister ehitab sellise, ja ma arvan, et sellega petab ära paljusid inimesi, ehitabki sellise konstruktsiooni, et on eksperdid, mina ekspertide tegevusse ei sekku, ja teisel puhul siis hurjutab ERR-i nõukogu esimeest, kes on avaldanud arvamust väärtuspõhises küsimuses, ja püüab mängida seda mängu, et ma ei ütle teile, millist maailmavaadet ma esindan. See muidugi jällegi, Reformierakonna puhul see ei üllata, sest et nemad on oma maailmavaadet muutnud alati vastavalt sellele, mida kontoris ja Salgi kontoris nüüd viimasel ajal öeldakse, et kuidas tasuks rahvale lugu rääkida, aga minu arvates see ei ole aus. Minu arvates oleks ka praegu ministril võimalik siin läbirääkimiste lõpus siiski tulla pulti ja öelda ausalt, jah, mina esindan sellist maailmavaadet, mina arvan, et see oligi õige isadepäeval hommikusaates lastele ja peredele homopaari näidata, ja ka see etendus oli sobilik meie rahvuskultuuri hoidmise kantsi. Ja inimestel oleks selge, ja ma ei välista, et terve rida inimesi ikkagi annavad oma hääle kodanik Purgale valimistel, aga kõigil on vähemalt selgem, keda valitakse. Aga nüüd on selline, et võta siis kinni. Aitäh! Ja head kolleegid ja minister, kes on tulnud seda, ma ütleksin isegi, et suhteliselt keerulist ja rasket sellist eetilist moraalset teemat meiega siin arutama. Et siin eelkõnelejad on juba palju ära öelnud, aga mina oma küsimuses ikkagi puudutasin ka ühte teemat,
millele ministril oligi raske võib-olla vastata. Sest et siin on ikkagi küsitud väga palju, et kuhu me selle piiri siis tõmbame. Ja ma nagu tõstatasin selle teema oma küsimuses siis sedapidi, et kui siin ühte poolt siis minister on asunud teda kaitsma, kui seda ühte poolt ta kaitseb siis selliste argumentidega, et tal on loomevabadus ja tal on kõik õigused oma loomingut teostada ja teda ei tohi panna olukorda, kus tema kunstnikuna peab hakkama siis ennast mingisuguse kas siis ühiskondliku või hoidku jumal selle eest, kui mingi ametkonna surve all nii-öelda enese tsenseerima. Et see oleks nagu väga lubamatu. Mõnes mõttes ma olen temaga nõus, aga ma võtsin siin lahti, mul on sahtlis selline väike raamatuke, see on siis Eesti Vabariigi põhiseadus. Ja liberaalid armastavad ikka kogu aeg korrata seda, et jah, et kui me räägime siin teemadel, et mis on siis lubatud teatud vähemustele, kas vähemustel, mis õigused neile siin anda, et mitte keegi ei tohi kedagi piirata, et tohib piirata ainult siis, kui, aga sõnavabadust tohib piirata siis, kui see teeb kellelegi haiget või siis hakkab kellegi teise vabadusi siis piirama. Et ka sellega ma olen nõus ja vot neid piire ongi kusagile väga-väga raske tõmmata. Aga ma loen teile tõesti natukene põhiseadust, et siin on väga selgelt paragrahv 12 ütleb, et vägivalla õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav ja on keelatud ka õhutada vägivalda erinevate ühiskonnakihtide vahel. Vot, siin me nüüd siis oleme, et need inimesed, kes istusid seal ERMi saalis publiku hulgas ja tundsid ennast halvasti, minister ütles, et tema ei saa siin seisukohta võtta, kui halvasti keegi ennast tundis ja tema ei saa siin nõu anda, aga nende inimeste suhtes rakendati väga räiget vaimset vägivalda. Neid ei olnud ette hoiatatud, nad ei teadnud, et neile näidatakse sellist asja, nad tundsid ennast halvasti. Mitte keegi ei ole siiamaani nende kaitseks välja astunud. Nõrgemate kaitsel, räägivad liberaalid kogu aeg, nõrgemate kaitsel, vähemuste kaitsel, kelle kõige kaitsel peab alati olema püsti hüppama ja neid kaitsma tulema. Aga näed, siin ei kaitse neid inimesi, kes seal saalis istusid ja seda kõike vaatama pidid, tundma pidid, kuulama pidid. Neid ei kaitse mitte keegi. Ja samuti on põhiseaduses paragrahv 19 ütleb tõepoolest, igal ühel on õigus vabale eneseteostusele. Jah, sellega te põhjendategi siin ära, et sellel kunstnikul oli õigus vabale eneseteostusele ja sellega oleks nagu kõik klaar. Aga see lause siin läheb edasi. Igaüks peab oma õiguste ja vabaduste kasutamisel ning kohustuste täitmisel austama ja arvestama teiste inimeste õigusi. Ka nende inimeste õigusi, kes istusid seal ERMi saalis ja pidid seda labasust, roppust ja vägivalda pealt vaatama, tundma. Siin te ei kaitse põhiseadust. Siin te ei kaitse neid inimesi. Aga vot roppust, labasust, vägivalda, vägistamist, seda kõike te kaitsete. Piinlik peaks olema. Aitäh! Mina ei ole näiteks isadepäeva saadet näinud, aga tänasest arutelust jäävad kõrvale minust kaks sellist murekohta. Vastuoluline ei olnud mitte saade, vaid EKRE eelnõu, mis nõudis selle järel ERR-i likvideerimist. See on see, mis piirab sõnavabadust, see on see, mis Eestis peaks demokraatiale ju muret tekitama. Et kuidas erakond saab nõuda avalik-õigusliku ringhäälingu likvideerimist.
Teisalt on väga palju saanud tähelepanu nõukogu esimehe sõnavõtt. Mina ise arvan ka, et tegemist oli toimetuse otsusega ja nii nagu nõukogu või minister ei sekku toimetuse valikusse, et võib-olla neid kommentaare ei peaks tegema, aga nõukogu puhul see aspekt, mis arutelu puhust välja jääb ja mis on tegelikult vastuoluline, on see, et ERR-i nõukogu koosneb 10 mehest. Ja see on koht, kus oleks vaja tasakaalu, soolist tasakaalu ja seetõttu selle läbi ka mitmekesisemaid arutelusid nõukogu koosolekutel. Head kolleegid, ärme palun sega vahele. Austame ettekandjad, nii nagu austati teie ettekannet. Veel kord, tema õigus on arvata nii, nagu tema arvab, teie õigus on arvata nii, nagu teie arvate. Ärme palun segame vahele. Riina Sikkut, palun jätkake. Ja teiseks, ERM-i öö puhul mina ei olnud ka samuti seal kohal, ei näinud ja kirjelduse järgi ma peaks arvama, et mulle ilmselt ei meeldinud see ülesastumine. Aga mulle väga meeldib, et meil on noori provokatiivseid naisartiste, kes julgevad selliseid ülesastumisi laval teha ja neil peaks olema see võimalus. Aga ERM-i öö arutelu valguses ma ausalt öeldes olen üllatunud, kuidas täiskasvanud inimesi niivõrd häirib laval toimuv, aga mitte elus toimuv. Siin samas saalis ju nädal aega tagasi Mart Helme ähvardas õiguskantslerit. See oli inimlikult väga keeruline, väga häiriv ja see on midagi sellist, mida me siin saalis ei peaks endale lubama. Kui laval toimub etendus, on see tants, kontsert, näidendi ettekandmine, et siis me ju teame, et tegemist on lavastusega. Ja kahtlemata mõnele võib see lavastus meeldida, teisele mitte, aga tegemist on ülesastumisega, mis on ette valmistatud. Kui me räägime sellest, milline arutelu toimub poliitikas siin saalis või on see siis Tartu linnavolikogu vastvalitud liikmed, et kui Kris Kärner solvab oma erakonnakaaslasi, teiste erakondade liikmeid, postitab materjali, mis on vägivaldne, vägivallale üles kutsuv, siis see ei paista häirivat, kuigi see on tegelikult ju palju tõsisem mure kui mõni lavastus, mis hilisel tunnil ettekandmisele tuleb. Nii et kolleegid, oleme nõudlikud enda käitumise ja poliitikutest kolleegide käitumise suhtes ja kunstilise vabaduse austamise nimel me võiks ikkagi päriselus suuta viisakust ja väärikust hoida. Aitäh!